ja meie oleme Tartus Vanemuise teatris, kus praegu toimuvad proovid etendusele Queen the Doors of Time. Ja kuna ma ise osalen selles, siis ma ise enne sintureerida ei saa. Nii et mul on täna kaasas väga kaunis ja tore kaassaatejuhi järgmine kandidaat, kes muidugi ise tutvustab end. Tere kallid televaatajad, mina olen siis järgmine kandidaat TeleRTV saatejuhiks. Minu nimi on Nadja, ma olen 21-aastane, olen sündinud üles kasvanud Tallinnas ja praegu õpin Tallinna Ülikoolis arabistikat. Ja kandideerisin ma siia saatesse sellepärast, et mul on juba väiksest peale olnud unistus proovida ka teletööd, nii et ma väga loodan, et ma saan seda ka teha lähitulevikus. Tore, et siis põhimõtteliselt midagi muud. Lähme vaatame, mis lava taga toimub. Miks te just otsustasite teha lavastuse Queenist, et kas te olete ise suur fänn? Fänn ma olen kindlasti, aga teater tegi mulle pakkumise. Ja tegelikult mitte nüüd hiljuti, vaid päris ammu ja see materjali kogumine ja ettevalmistus on väga pikk protsess olnud ja see ei ole kuidagi seoses äsjase Queeni tuuriga, et see on lihtsalt juhtunud niimoodi. Nii et tegemist on juba ammu olnud ja palju. Kuidas muidu praegu proovid sujuvad, et kas kõik on hästi tublid ja mõni on isegi tublim kui muidu? Mulle ei meeldi see sõna tubli, see on kooliõpetaja väljend, tubli laps. Ehk siis näitajad ja tantsijad ja lauljad tulevad kokku ja lihtsalt funnivad nii-öelda, et neil on lõbus ja neil on seda hea teha. Ütleme niimoodi, mina olen väga selline kiire, tempokas lavastaja ja ma tunnetan, et ka need inimesed, kes ei teadnud Queenist midagi, on väga palju noori, kes ei ole, võib-olla on kuulnud, annad nendest lugudest, ei tea mitte midagi, et kõik hingavad ühes rütmis ja see ongi see kõige tähtsam. Tunduvad, et jõuavad järgi ja elavad sisse väga hästi. Tunduvad. Aitäh. Ja me liigume tegelikult edasi, sest kui sa näed, siis seal istub meie Rolf. Ja Rolfil on midagi väga huvitavat seljas, nii et me liigume sinna poole. Rolf peaks nüüd püsti tõusma ja näitama ennast. Nii, mina istun siit poolt, sest mina... Ma olen nõus seda näitama. Ma istun ka. Ikka, mis mu seljas on näitama siis, kui... Kus on sinu kostüüm, ma küsin. Aga mulle lubati lõuna välja teha, kui ma nendes sukkpükstes kaubamajja lähen. Mina teen sulle õhtusöögi ka, kui sa lähed sinna. Me läheme sinna koos. Aga ma nüüd küsiksin paar küsimust ka, et... Keda sa kehastad selles lavastuses? Kes sa oled, mis sa teed ja miks sa seda teed? Miks ma seda teen? See on hea küsimus. Ma tegelikult mõtlesin väga pikalt, kui ma ütlesin Vanemuise teatrile, et jah, et ma teen seda. Ma tegelikult ütlesin neile, et ma õudselt tahaks teha, aga ma ei ole väga kindel, kas minu vokaalsed võimed seda, et kuidas see nagu välja paistab. Aga näed, ma ei suutnud kuidagi vastu panna ja siin ma olen. Nii et see on sinu jaoks pigem midagi lõbusat, et pärast peale 30. maid, kui see kõik on läbi, siis vaatad, et see oli väga-väga lahe kogemus ja nagu üritus. Seda kindlasti, aga kõik selle lõbu juurde käib kõik see töö ja see töö juurde käib ikka see väike pinge ja väsimus ja kõik selle... et kuidas sellega kõigega hakkama saada, et lõpuks, kui see 30. mai käes on, et ma arvan, et siis on tegelikult hoopis kahju, et see läbi on. Aga pidu tuleb ikka ju pärast. Kui mitte teatri poolt, siis me ise teeme kindlasti ühe suure peo. Selge, aga aitäh sulle! Siin lava taga nüüd ringi kõndides oleme näinud, et siin on ikka väga palju hullumeelseid ja küllaltki paljastavaid kostüüme. Et millised on siin kõige hullumeelsemad, et mida võiks vaadata ja näidata televaatajatele? Aga Tanja, võib-olla sa räägid oma kostüümist, mis... No mul on selline must vest siin ja valge särk. Aga see kostüüm, mida sa nüüd siin kohe mõne hetke pärast vahetama lähed? Ja see on null. Et me siin keegi ei püüa järele teha küll Fredit või Queeni üldse, et me teeme siin niisugust nagu
läbi oma vaatenurga seda asja, aga kostüümide koha pealt võib seda küll öelda, kui Fredi ütles alati seda, et iga kord, kui sa lähed lavale, siis pead rahvast šokeerima ja kindlasti kostüümidega, siis ma arvan, et siin need kostüümid on küll Freddie Mercury kuubis, absoluutselt. Ja nii nagu me teile lubasimegi, siis nüüd te näete kõik Tanja kostüümi. I only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yes, I fell in love. And now you say it's over and I'm over. Aga ma küsiks siis, sinu arust sa said hästi hakkama või olid mingid probleemid, mured või oli kõik korras? Noh, eks esimene kord on alati raske, peaks mainima, et vahepeal läksid küsimused täiesti segamini ja vahepeal läks meelest ära üldse, mida küsida tahtsin. Aga loodetavasti ma sain teie arvates hästi hakkama, enda arvates muidugi sain hästi hakkama. Ja isegi sellises palavuses peab hakkama saama, et minu meelest on see väga vapustav, et inimesed sellise palavusega siin töötavad ja. No võtta, aga loodame, et me näeme teda veel ja veel, aga mina kahjuks ei saa teiega jääda, ma annan mikrofoni sulle hoida, sest mina pean nüüd lavale minema. Head aega! No mis te arvate, kas Nadja sobib televisiooni? Või kes on see, kes meie tiimiga ikkagi kõige paremini sobida võiks? Kindlasti saate abi meelelahutusportaalist weekend.ee, sest et seal on kõigi 10 finalisti pildid täiesti olemas. Head televaatajad, juba järgmises saates selgubki, kes meie 10 kandidaadist võidab konkurssi Teletalent 2009 ja hakkab kogu suve vältel meiega üle Eesti huvitavaid lugusid tegema. Siinkohal ongi hea ära mainida ka seda, et Teler TV jätkab terve suve vältel ja siis me hakkame otsima unistuste suvetööd, mis konti ei murra ja mida kõik teeksid hea meelega ka puhkuse ajal. Kõikide kandidaatide lood on meil üleval meie enda kodulehel teler.tv, nii et külastage meie kodulehte, vaadake lugusid, vaadake pilte ja andke ka meile teada, kes võiks kõige paremini meie tiimiga sobida ja seda aadressile teler.tv. Aidake meil välja valida, kes on see kõige parem, noor ja uus saatejuht. Igatahes järgmine saade tootab tulla väga põnev, nii et kindlasti olge samamoodi Telerite ees järgmine pühapäev, ikka samal ajal ja TV3-s. Tšau!